Tere õhtust vaatajatele. Eesti.com aasta uudised 2025 on siis eetris. Tormide rohke ja ettearvamatu 2025 on saamas oma lõpu. Tänases saates räägime Eesti sisepoliitikast. Kui Tallinnas olid aasta algul võimul Reform, Isamaa, sotsid ja E200, siis riigis olid vastavalt võimul Reform, sotsid ja E200. Aasta lõpuks aga on jäänud linnas võimule Isamaa Keskerakonnaga ja riigi tasandil E200 Reformiga. Samal ajal kehtib Eestis perversne automaks, mis peedistab inimesi ja kihutatakse suurema languseni välja. Ühiskondlik aktivism ilmnes suuremalt augustis, mil Nurme talu sigu hävitama taheti hakata ja ilmselt see ka paraku juhtus. 7. augusti uudis ühest nimetatud haigestunud seast õhutas rahvast 8. augustil aktiviseeruma ja kohale tulema. Kui 9. augustil leiti PTA ja rahva vahel vaherahu, siis juba peatselt 12. augustil hüljati kokkulepped. Teist ringi kaitsti kuni 14. augustini Nurme talu. Selle ringi viimane aktsioon toimus ka superministeeriumi ees 15. augustil. Lisaks on sundüürnikud valmis aktiviseeruma. Esimene aktsioon toimus 11. novembril 2025. Lõppev aasta välispoliitikas oli heitlus hea ja kurja vahel. Peamiselt näitas end esile kuri, olgu siis jätkuv Ukraina sõda, kus Eesti ja enamus Euroopa Liidus suunab jätkuvalt raha niinimetatud omadele Ukraina juhtidele, aga lihtrahvas röövitakse ja samal ajal saadetakse kahuri lihaks. USA on näidanud end eri riikides sõdade vahendaja ja korraldajana. Kui aasta algul oli USA põhidoonor Ukrainale, siis nüüd toetatakse enam Aasiat, nagu Taiwan, aga ka Iisraeli. Iseäranis sõjalist seisukorda on praegu Venezuelas, selle kaudne liitlane on aga Eesti läbi e-valimiste. Lisaks Iisraeli-Iraani sõda, mis on praegu külmutatud, ent kauaks on aja küsimus. Räägime lisaks ka Türgi lähenemisest Venemaale ja kaugenemisest NATOst ja loomulikult Euroopa Liidust ning miks see on juhtunud. Ning lõpuks küsime, milliseks kujuneb aasta 2026 ja vaatame, milliseks kujunevad meil ennustused järgmise aasta kohta. Saadet aga alustame kuu ja lõppenud aasta sündmusest Aivo Petersoni ja tema kaaslaste kohtuotsus Harju maakohtus. Kohtueelne uurimine ja protsess on kestnud üle 2 aasta ja 9 kuu. 11. detsembri paiku mõisteti Peterson ka süüdi 14 aastaks riigi reetmise eest. Ja mida siis räägib omal ajal Nõukogude Liidu seadustik paragrahv 58? Loen siit mõned punktid ette. Esimesest punktist me saame teada, et kontrrevolutsiooniliseks loetakse igasugust tegevust karistuskriminaalkoodeksi paragrahv 6 järgi ka tegevusetust, mis on suunatud võimu nõrgestamisele. 4. punkt rääkis rahvusvahelisele kodanlusele osutatud fantastilisest abist. Kuidas asjasse suhtuda? Näib, et valitud rahvavaenlased saavad kriminaalasja kaela, aga on teatud isikud, keda ei saa kunagi karistada. Kuna seda karistusseadustiku punkti Nõukogude Liidu seadustikust rõhutas Andres Saukas, siis annakski talle esimesena sõna. Ole lahke. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu alati alustan. Ja mis meil praegu teha on? Vaadake, mõni aeg tagasi, 1343, olid 4 kuningat. Siin on meid 5, mina nimetaks ka, et me oleme siin eetri, rüütlid, pakuks variandi välja. Ja meil on praegu põhjust, mida me tahame muuta, on kollektiivne alateadvus, kui sellest rääkida, mis see on. Sest tegelikult Eesti on kogu aeg olnud oma alateadvuses päris ori ja ega ta ei tahagi võimu nagu üles saada. Aga kuna siin praegu nüüd näete, sellised protsessid toimuvad 30 aasta tagant, me läheme sinna, mis oli 94. Siis oli Tiit Madisson, oli kõva riigireetor. Nüüd on siis Aivo Peterson, suur riigireetor, aga keegi ei põhjenda ära, millise riigireetor ta on. Ja vot selline kahtlus ongi, et nad on võtnud selle Nõukogude Liidu
mis just täpselt nüüd sellel aastal saab 100 aastat täis, see seadustik, karistusseadustik riigireetmise eest ja paragrahv 58. Lööge see endale Vikipeediasse sisse, et siis näete, seal neid primme on päris hulgem 58 juures. Ja Solženitsõn kirjutas ka kunagi sellest, et kõige noorem riigireetja oli 6-aastane. Nii et saate nüüd teada, ega me siis palju maha ei jää sellest asjast. Aga mis näitab, et ajalugu on sellises konstantne, ma alati toonitan, ta kordub. Ja kordub ära, kuna on võetud ära, keegi ei arvesta seda esimest ära. Ma võin teile nüüd väikese saladuskatte all ka öelda, kui te vaatate universumi ainuvälja võib-olla Jaan Järviku, näete siin esiisa, esiema on siin kõrval väljas. Tegelikult loodusseadus ei ole olemas, on loodusseaduspärasused. Seadused on olemas küll, loomiseadus ja need on selle välja mõtlenud, selle järgi toimetatakse. Aga vot vaadake, miks meil lund ei ole ja miks seda ei ole, ma käin korraks kaugemal ära, ma ei hakka seda siin Petersoni kaitsma ega midagi, aga ma räägin, et meid hoitakse praegu kollektiivses alateadvuses hirmu all. Kui sa ka midagi ütled või ei ütlegi midagi, passiivse tegevusega võid sattuda samamoodi riigireetjaks. Ja tuletame nüüd meelde, eile oli kurb uudis, Niklus läks teise ilma, kellel oleks pidanud ka nagu olema ikka aulegionäri või suur medal linnas, et ta võitles siin Eesti vabaduse eest, ei ole. Ja näete nüüd samamoodi ei ole see minek. Ja vot väga hea, ja ma pikalt ei hakka rääkima, uurige, aga ma ütlen teile ette, et kuna ajaloon on see konstant, siis vaadake, järgmine seisukoht praegult on need punapöörajad ilusti oma punaste monumentidega nagu ühele poole saanud, kes on need ära hävitatud või on need sildid ära kaetud. Nüüd järgmine käik on tulemas jalajälje hästi aktiivsed tegijad. Ja paragrahv 58, vaadake paari lausega ütlen, mis ta on, ta tehti ju 1926 tuli välja. Ja sealt hakati kohe represseerima neid esimesi aktiivseid revolutsionääre. Need, kes teadsid, kus Trotski sai raha, kus Lenin sai raha, kes kuidas aidati, need suured aktivistid. Nad kartsid öösel tuldi nendele järgi, viidi nad ära vangilaagritesse ja visati nad kelle kampa sinna. Ikka läksid seaduslikud vargad olid seal, need, kes tööd ei teinud. Ja siis kriminaalid ja siis kommunistid, kõik olid puntis koos. Ja nüüd mõtelge, natukene 30 aastat tagasi, meil olid ju siin sellised imelikud asjad nagu katussepanijad. Pakuti katus seal, need, kes alustasid oma äritegevust, selline Kadaka turul, siis see katuse pakkumine läks nagu seaduslikuks. Ja mõtelge nüüd, minu käest on küsitud, kes see tegelikult nüüd tänapäeval see seaduslik varas on, kes oli vangilaagris 100 aastat tagasi, 26. need kommunistid. Ja põhitegevus, mis seal hakkas olema, oli just see 38., 39. aasta, kui loete seda ajalugu, enne teist maailmasõda. Maailmasõda oli juba planeeritud ja siis oligi vaja need kõik vangilaagritesse panna, kes seda süsteemi teadsid, et teha selline kollektiivne alateadvus, et see päris ei olnud. Ja kui algust vaatate, mis asi oli see kommunism. Kommunism oli terve maa elektrifitseerimine pluss proletariaadi diktatuur. Vaadake, see pärast vahetati ära, sest need teadsid, mis see proletariaadi diktatuur tegi, see oli väga verine. Siis pandi töörahva võim, vaadake ilust. Ja töörahva võimuga, mis siin tehti Eestis, see tulid sisse ja meie
töökad inimesed pandi vagunite peale, viidi Siberi vangilaagritesse, sinna panema need farmerid ja kõik, kes meil siin oskasid tööd teha, et põllumehe mõistus minema siit ja tagasi tulid siis nii, nagu nüüd öeldakse, vatnikud ja nii edasi. Need vahetati välja, aga need ei olnud revolutsiooni juures mitte midagi teinud. Ja et aru saada sellest paragrahv 58, soovitan teil vaadata, saadan võib-olla siin ka selle meili välja, selline hea vene film, 11 seeriat on Strahpat. YouTube'is on võimalik panna eestikeelsed subtiitrid alla, vaadata. Seal ei ole propagandast midagi, seal on kõik need, kes kinni on võetud, ühes vagunis lähevad, retsid lähevad siis farmerid, lähevad vargad ja kõigil on üks asi, mida küsitakse, vaata, mida meie siin räägime, miks suur riik on Poola ja kõik tahavad ikka seda suurriiklust, nendel on kollektiivne alateadvus olemas. On ta paha poiss, hea poiss, tal on just see suur riik, kuna me lähme kodumaa eest välja ja vot siis nad on trahvipataljonis õla kõrval pätt ja see politrokk ja mõlemad töötavad ja siis seal on head marjandid, kõik siis räägivad oma, kuidas nad vangi sattusid. See on niimoodi näha isiksuse tasandil, kuidas sattus seal üks pätikene, kes võtab terve selle pande kaasa sealt alluvad, kes siis politrokina kaasa võtab ja siis, kui nad seal on ühes puhkavad, need hakkavad seal poliitikaga tegelema, siis pätt ütleb, et kui te vait ei ole, ma lasen teid siit teiselt korruselt maha, aitab poliitikast, me oleme sõjas ja laske magada. No vot, ja vot sellised nüansid, mis praegult on ka meil liberalismiga sees. Nii et selle koha pealt kõik, et arvestage, selline on välja minu arvamine, aga ma arvan, et järsku Tõnu või keegi aitab ka meelde tuletada just Tiit Madissoni poolt ja mõne sõnaga. Nii et minu poolt selles kohas kõik. Aitäh, Andres. Ja enne kui annakski Tõnule sõna, siis aitan siin ka parandada natuke neid ajaloolisi fakte. Nimelt 1996 mai lõpp või juuni algus peeti Tiit Madisson kinni ja uurimine kestis tema suhtes päris mitu kuud, aga ta lasti vabaks amnestia alusel 1997. aasta sügisel. Nii et selline detail sellest Tiit Madissoni protsessist. Aga jah, vastab tõele, et kogu see karistussalkade teema nõukogude ajast ja see, kuidas uuriti rahvavaenlasi, see on muidugi omaette peatükk, millest peaks ajaloos rohkem tähelepanu pöörama. Aga nüüd siis ongi hea anda sõna Tõnule. Minule isiklikult jäi täiesti arusaamatuks, mis on see reetmine, mille sooritas siis Aivo Peterson. Ja teine asi, mis jäi arusaamatuks, et millist riiki ta reetis. Sest kui me vaatame, Eesti riik on käitunud või ütleme täpsemalt Eesti riigiasutused, Eesti poliitikud on käitunud alates aastast 2022 nagu Ukraina oblasti juhtkond. Kõik Eesti otsused on allutatud Ukraina huvidele ja ka meie peaministrid on korduvalt öelnud, et Eesti prioriteet on Ukraina. Nii et siis tekib küsimus, kas Aivo Peterson reetis Ukraina riigi või kelle või mille ta reetis ja milline see reetmine oli. Sa mainisid Mihkel Tiit Madissoni. Jah, ma tundsin Tiitu ka ise, saime hästi läbi. Tutvusin temaga siis, kui ma olin Iseseisvuspartei liige ja ta käis aeg-ajalt Iseseisvuspartei kontoris, vestlesime seal ja ta oli mingi hetk isegi juhatuse liige ja pärast, kui ta sealt ära tuli, siis meie head suhted säilisid. Ja ma võin teda tundnuna öelda, et kui ta praegu elaks, siis ta ühest küljest nagu naeraks, teisest küljest nutaks, sest see praegune Aivo Petersoni juhtum meenutaks väga seda, mis temaga juhtus, mis temaga tehti. See on lihtsalt kuskilt välja imetud, ma ei tea, kas pöidlast või mõnest teisest keha osast, aga see on lihtsalt välja imetud süüdistus. Või oletagem hetkeks, et ta tõepoolest pani mingi reetmise toime, aga me ei saa seda öelda selle teabe põhjal, mis on avalikustatud. Sest sealt ei tule välja, et ta oleks pannud toime nii ränga süüdistuse, et sellest tuleks inimene kinni mõista 14 aastaks.
on öeldud seda, et Eesti Vabariik käitub pigem nagu aktsiaselts, ta oleks siis nagu aktsiaselts Eesti Vabariik ja kui meile siin reakodanikena tundub, et käitutakse väga valesti, siis selle aktsiaseltsi juhatuse seisukohalt on see väga mõistuspärane, väga põhjendatud käitumine. Aga nüüd tekibki küsimus, et kui panna ennast mõttes selle aktsiaseltsi juhatuse asemele või selle üldkoosoleku asemele, et mis on nende huvi, et Aivo Peterson kinni panna. Mina ei oska seda öelda, sest see pigem näitab nagu meie režiimi nõrkust. Kui meile teadaolevalt sellise tühi asja pärast tehakse suur kisa ja inimene mõistetakse nii pikaks ajaks kinni. Sest kui režiim tunneks ennast kindlalt, turvaliselt, siis ta käituks ka rahulikult, käituks sellise rahuliku üleolekuga. Aga praegu on ju näha selget tõmblemist ja see tähendab seda, et praeguse režiimi enda jalgealune on tuline. Ja miks ta tuline on? Osalt võime aimata, eks ole. Nagu Maik Kalamus ütles eelmises või üle-eelmises saates, et Euroopas on tulekul konservatiivne pööre ja kuna meil ei ole konservatiivid võimul, siis nad sellepärast ongi nagu ärevuses. Nad mõtlevad, kas neile üldse nagu seal uues süsteemis, pöördejärgse süsteemis kohta leidub. Ja kui inimene on ärevuses või ta on segaduses, siis ta teebki ebamõistlikke otsuseid ja Aivo Petersoni kinnipanek oli üks ebamõistlik otsus. Ja selle teema lõpetuseks omalt poolt on nii palju, minul tekkis selline mõtteseos kapralaaduga ehk Adolf Hitleriga, sest tema pandi omal ajal samuti vangi, aga talle loodi sellised päris head tingimused ja ta sai oma põhiteose Minu võitlus rahulikult valmis kirjutada vanglas. Ja nagu tagantjärele selgus, need tema rahastajad, juudi päritolu töösturid, rikkurid, pankurid, need olid nagu ette näinud, see oli nagu kindel stsenaarium, et talle anti väljaõppe, loodi legend või nagu öeldakse oreool ja siis ta toodi nagu juhina. Tema häda oli selles, et ta keeldus oma juhtide korraldusi täitmast ja mingil hetkel ta seadis ettepoole Saksamaa huvid. Aga selleks, et ta võimul saaks, ta pidi nagu lubama, et ta täidab nende korraldusi. Ma ei tea, kas Aivo Petersoni puhul kehtib sama võrdlus või mitte. Ma lihtsalt ütlen, et mulle tuli selline mõte pähe. Ja kui mõelda, siis Aivo Peterson on praegu turvalises kohas, keegi ta elu kallale kippuda ei saa. Kui tuleb pööre, siis ta võetakse välja, ta on võib-olla veel paremas toitumuses kui praegu ja ta on kindlasti elus ja hea tervise juures. Vaat sellised mõtted minult praegu siis. Jah, aitäh sulle, Tõnu. Eks saame näha, kas see Harju maakohtu otsus kaevatakse edasi, et sellega on aega nüüd vähemalt veel pool kuud, et 30 päeva jooksul on aega seda asja arutada nii prokuratuuri inimestel kui ka siis Petersoni esindajad. Et selge on see, et mingisugused paralleelid selle asja juures on kahtlemata olemas. Aga lähme siit edasi ja Maik. Ja, et selle Aivo Petersoni asjaga mul on kursis, mul on isegi lugenud seda süüdistust. See süüdistus peaks olema kõigil kättesaadav, minu meelest on see olemas ka meie eesti.com lehe peal. Mis seal siis see põhiline süüdistus oli see, et Aivo Peterson käis Venemaal ja siis ta läks sinna Donbassi juurde vaatama, mis tegelikult toimub. Ja siis arvatavasti oli ta seal kohtunud venekeelsete isikutega, nii hakkas kodu poole sõitma, läks siis St. Petersburgi ja seal siis vahetas ülejäänud raha, mis tal oli, see oli 1000 euro väärtuses, oli ta raha pangas, ametlikult vahetas ümber siis tagasi eurodeks. Ja seesama nüüd see kviitung, see 1000 euro väärtuses siis rublasemise vahetatud on nagu siis see number 1 tõestusmaterjal. Et kui te kujutate ette, kuidas sellise asja eest saad üldse 14 aastast anda ja kui vaadata Aivo Petersonit, see on selge, et tema kindlasti ei ole mingisuguse nii kõrge IQ-ga vend, kes suudaks siis olla niisugune välja koolitatud agent võõrriigi poolt. See on silmnähtavaks, eks ei pea mingi ekspert olema. Ja kuidas see asi veel pihta hakkas, oli see, et ennem ei olnud tema eriti huviorbiidis
kui ta sai valituks ju 2023. Nii et tema sai tegelikult mandaadi rahva poolt. Kujutate ette, kui Ameerikas selline asi toimuks, et inimene, kes saab mandaadi, lihtsalt mingi suvalise asja pärast pannakse kinni ja ta ei saa minna seda mandaati täitma. Nii et ükstaskõik, mida me arvame temast, siis see ei ole kindlasti mitte demokraatlik riik, kus niimoodi asju aetakse, kui on valitud inimene ja tema on saanud konkreetsed hääled. No, vaadates siis edasi, nüüd tema kaitsjad on suure probleemi ees, sest et neil on raha otsa saanud. Miks on raha otsa saanud? Sellepärast, et need kontod on kinni pandud, kus kogutakse siis raha selle jaoks, et ta suudaks, Aivo Peterson suudaks siis oma kaitsjatele maksta. Ja noh, iga poolt, kust üritatakse kas või ka Šveitsi kaudu talle raha saata, siis Eesti kapo on kohe vastas ja paneb selle kontot kinni, et jumala eest sa ei saaks ennast kaitsta. Missugune õigusriik see on see, kui sa ei saa ennast kaitsta? No see ei ole jällegi mitte mingisugune demokraatliku riigi näitamine. Ja lähme siit edasi. Oleg Besedin võeti kinni. Oleg Besediniga ma olen vestelnud ja Oleg Besedin ise palus, et ma räägiks temaga eesti keelest, sest ta tahtis harjutada oma eesti keelt. Ja ma ei näinud temast küll kordagi, et oleks olnud mingisugune meeletu jällegi Kremli agent või Kremli propaganda. Rohkem tundus, et tema tahtis alati kahte poolt teada saada. Et ta alati tahtis niimoodi, et oleks poolte vastuhääl. Et tekiks mingisugune vaidlus või tõe niisugune leidmine, aga mitte see, et nagu ei oleks nagu propaganda. Aga jällegi, kuna ta oli nii populaarne venekeelsete hulgas ja ka siis Venemaal, ta oli miljoneid vaatamisi, mida Eestis praktiliselt kunagi ei juhtu, oli ta vaja lihtsalt ära koristada. Ja siit edasi nüüd, kui te arvate, et näiteks, et USA administratsioon ei tea sellest midagi, siis te rängalt eksite. Ja kui te arvate, et Roman Pikko sellest midagi ei tea, siis ka jällegi eksite. Et see on selline Achillese kand, mis võib Eestile väga valusaks õppetunniks saada. Et kujutage ette, homme võidakse ju samamoodi Mihkel kinni võtta ja ütelda temaga, et talle tema rääkis ju Mait Kalamusega, kindel Venemaa agent. Ja samamoodi võib see ükstaskõik kellegi juhtuda. Tõnu, Maarjo tuleb Eestisse, pannakse kinni, ütleb, näed, vaata, Kremli propagandat räägib ja nii see edasi läheb. Kui te vaatate, mis toimus 2020, kui te mäletate, pandi ju siis Donald Trumpi, alguses võeti siis ette Alex Jones, öeldi, et näete, nii radikaalne vend, et peame selle venna ära kustutama, igalt poolt sotsiaalmeediast ära. Asi läks nii kaugele, et lõpuks president Donald Trumpil pandi kontod kinni. Ma arvan, et samamoodi hakkab siin ja on ka juba praegult Eestis. Siin pole mitte midagi uut. Aga Tõnu tahtis vahele midagi kommenteerida. Jah, minul tekkis selline üks moment. Minul tekkis selline paralleel jälle, et 2022. aastal minu mäletamist mööda käis ju Donbassis ka uuriv ajakirjanik Andres Raid ja samuti suhtles seal vene keeles, suhtles venelastega ja meie mõistes ka okupatsioonivõimudega. Samuti olen täiesti kindel, et ta vahetas raha Venemaal olles. Kas see tähendab, et kui Aivo Petersoniga saadakse ühele poole, siis võetakse ette Andres Raid? Ja kas talle esitatakse sama süüdistus või mingi teine? Lihtsalt selline küsimus mul tekkis, Maik, sinu juttu kuulates. Kui ma kuulsin uuesti üle, mis oli need põhisüüdistused siis Aivo Petersonile. Ja muidugi Andres Raidiga nii palju, et kui ta tuli tagasi, siis pandi talle ju igal pool eetrikeelud ja ka EKRE viskas ta välja, vanad korralikud konservatiivid siis, et jumala eest, et ära hoia suu kinni mees. Et anna edasi. Jah, aitäh sulle, Maik ja Tõnu selle omavahelise keskustelu eest ja eks siin nüüd see, mis siin süüdistuse punktis peamiselt esile toodi, et see on muidugi jah,
järjekordne stiilinäide, aga see kontode sulgemine üldse, see, et raha ei saa kanda, see näitab, et asi on ikka niivõrd ära politiseeritud ja tehakse diktatuuri. Aga selle sinu osunduse peale meie tulevase staatuse või selle saatuse kohta siis kallitele vaatajatele, see on nüüd natuke improviseeritud koht. Ja nüüd 3 korda või, et sellist asja ei juhtuks. Aga Andres Raidist veel, jah, ta ju kandideeris veel Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas ja vahetult pärast seda oli siis Kukus intervjuu Andres Raidiga ja peatselt oligi Andres Raid uutest uudistest minema löödud ja mõned kuud hiljem leidis ta meil Eesti eest toimetuskoha, nüüd ta on ainult Nõmme raadios, et elu on täis paradokse. Aga selle teema lõpetuseks siis Maarja, palun. No aitäh ja tere ka minu poolt kõigile kuulajatele ja vaatajatele. No eeskõnelejad on, enamus asjad on ära rääkinud. Aga jaa, selle koha pealt küll, et siin rääkisite, et võimalik, et hakatakse ka meid represseerima, aga Martin Laine on ju seda Stratcomiga sujuvalt teinudki, meid pilti tõmmanud. Ja ka Andres Raid tänu sellele Donbassis käigule on tal kogu aeg hammaste vahel olnud. Aga siiani ei ole meiega nii-öelda füüsiliseks ei ole mindud ja kuhugi kaposse ei ole nii-öelda ülekuulamistele saadetud. Aga jah, selles suhtes on kummaline, et Aivo Peterson siin pandi kinni, Bessedin pandi kinni, ainult selle eest, et nad on populaarsed, kajastavad, aga samas kui Tarand jääb täispeaga vahele, siis tuleb suits hambus ja kuradi müts kuklas. Siis tal vist mütsi ei olnud. No igatahes suits oli hambus ja prillid olid vist peas. Ja. Tuli sealt arestimajast välja ajakirjanikele vastu ja veel ülbe ka, mis näitab, et neil ei kehtigi mingi seadused. Ja samamoodi on Kaja Kallas ja Idaveod on ju. Täpselt sama case. Ja nüüd pärast saate lõpus meil läheb ka e-valimiste teema lahti. Mina näen, et see e-valimised on puhas 20 aastat riigireetmist on struktuurselt ja seal on hunnik inimesi, hunnik riigireetureid, kes on tegelenudki sellega, et rahva hääl ei jõuakski reaalselt nii-öelda püünele, et pannaksegi paika siis süvariigi poolt valitsused. Et see ei ole enam demokraatia. Et minu poolt kõik, jah, aitäh. Aitäh, Maarja. Ja siinkohal peab ütlema, jah, Stratcom on omaette moodustis, mis tõepoolest, kui leidub vähegi kõlavaid hääli, kas või meil Maarjo või Maiko oma nende saadetega, siis kohe võivad ka lennata peale faktikontrollid, nagu me oleme siin kõik aastate jooksul kogenud. Aga üks asi, mis jäi nagu varasemast kõrva, natukene haakub ka Maarjo selle jutu osundusega, et siin on nüüd inimestel järgmise aasta suhtes väga tõsine valik. Kui rääkida ühiskondlikult kriitilistel teemadel, siis jah, risk on olemas, aga kui ei räägi ja loetakse, küll see kannatuste karikas minust mööda läheb, ei, seda ei saa olema, et mida passiivsem inimene on, seda tõenäolisem on, et järgmine aasta saab ta täpselt samasuguse hoobi ise kaela, et vaikimine ei aita enam tänasel päeval. Nii et peame seda meeles, kallid inimesed, kes te seda saadet praegu jälgite ja loodame, et järgmine aasta saame ka teada, et kes on tegelikult need suurpetised meie ühiskonnas. Aga sellest teemast nüüd kõik praegu ja lähme edasi Eesti sisepoliitikaga võimutasanditel. Kuni märtsini 2025 oli Eestis koalitsioon, kuhu kuulusid Reform, Sotsid ja E200, aga tarvitses seltsimees Läänemetsal Aafrikasse minna ja tagasi tulles oli juba sotsid valitsust välja heidetud ja nüüd on siis olnud praeguseni Reformi E200 valitsus, mis aga tegeleb kõige muuga kui inimeste heaolu tagamisega. Ja samal ajal siis olid ometigi kõik osapooled ja Isamaagi Tallinna võimu juures, aga juunis hakkas selline tõmblemine Reformierakonna poolt, kes hakkas otsima koostööpunkte Keskerakonnaga, keda nad ometigi olid eelmise aasta aprillis välja tõuganud Tallinna linnavalitsusest märtsi lõpus.
aga sellest lõpuks ei tulnud midagi välja, kuna nende reformistide kandidaat Urmas Sõõrumaa lahkus kiirelt linnapea kandidaadi koha pealt ja siis jäi tookord veel vana koalitsioon, aga augustiks pärast lasteaia kohatasu kaotamise hääletuse läbikukkumist lahkusid reformikad ise. Ja vaatamata sellele, et jäi siis sotside Isamaa E200 valitsus linna tasandil, siis nad ei võitnud vaatamata jutumärkides suurtele häälte hulgale neid kohalikke valimisi. Võimu juurde siis läksid Isamaa ja Keskerakond, mis oli mõnede arvates üllatus, aga meie saates siin küll veebiraadios Elvis Brouer on eravestlustes öelnud, et Isamaa ja Keskerakond võtavad võimu ja nii läkski. Tartus aga tekkis huvitav olukord, kus Reformierakond ja Isamaa said kõige rohkem hääli. Isamaal oleks olnud võimalus linnapea koht võtta, aga siis hakkas Chris Kärneri ümber toimuma niisugune ebanormaalne pull ja mille tagajärjel siis Isamaa juhtkond Tartus loobus linnapea kohast ja andis selle taas Urmas Klaasile. Aga Pärnus juhtus niimoodi, et praktiliselt kõik peale Isamaa ja Reformierakonna moodustasid võimuliidu, kusjuures sotside initsieeritult siis tehti linnavalitsus, et linnapea on praegu valimisliidust, kuhu kuuluvad sotsialistid ja järgmise aasta lõpus siis ilmselt, kui siin midagi ei muutu, võtab linnapea koha üle EKRE esindaja. Aga mida siin selles suhtes arvate, et miks suuresti meil on siiani selline liberalistlik võim ja kaua selline jant võiks meil siin selles suhtes kesta, et annaks kõigepealt sõna Tõnule. Siin on minu meelest olemas seos ka lõppeva Ukraina sõjaga, sest kõrvalt vaadates jääb tahtmatult selline mulje, et Ukraina suunal on susserdanud nii konservatiivid kui sotsiaaldemokraadid kui liberaalid ja seal nad on leidnud ühisosa. Kui te vaatate näiteks kas või selliseid mittetulundusühinguid või fonde, kus nad on koos kogunud raha Ukrainale, kes on, ma ei pea silmas MTÜ Slava Ukraini, et see oli niisugune kurikuulus juhtum, seda teavad kõik, aga on ka teisi, näiteks korjatakse raha Ukrainale droonide ostmiseks, tegemiseks ja seal on korraga leidnud väga reipalt ühisosa ägedad poliitilised vastased. Nii et seal võib ilusti näha, kuidas reformar ja isamaalane on meelsasti, toredasti on koos, võitlevad ühe asja eest, eks ole, aga samas poliitteatris, ütleme, et tavaliselt Riigikogus siis põrutatakse üksteise pihta, nii et tükid taga. See näitab veel kord, kui silmakirjalik on Eesti parteide poliitika, eriti just juhtkondade tasandil, kui rahvale etendatakse näitemängu, näidatakse justkui oldakse tõsised põhimõttelised vastased, aga siis kui nagu ollakse varjus, siis tehakse meelsasti koostööd. Kusjuures ei ole ju sunnitud koostöö. Aga miks ma seda mainin? Sellepärast, et tegemist on sisuliselt, ütleme, kambajõmmidega, ja võib isegi öelda kuriteokaaslastega või kaasosalistega ja nad ei saa nagu üksteist välja anda ja sellepärast ongi see omavaheline nagu vahepealne kisklemine, siis jälle äraleppimine, tekivad kummalised kooslused. No täiesti mõistusvastane on ju see, et kui Isamaa kritiseeris enne kohalikke valimisi Reformierakonda nii et tükid taga ja pärast pani kohe esimesel võimalusel leivad ühte kappi. See on ju otsene pettus, peteti nii Isamaa Tartu piirkonna inimesi, liikmeid kui ka valijaid, sest lõviosa nendest oli ju selle vastu, et uuesti reform jätkaks ja et Isamaa teeks koostööd. See on üks näide. Tundub, et Tallinnas oli Isamaa piirkonna juhtkonnal siiski mõistus peas. Nad said aru, et 1,5 aastat varem see võimuliitu minek reformi ja sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200-ga oli ränk viga. Ja kuigi sellega tõepoolest juuriti välja keskerakondlik korruptsioon, aga see asendati omade jopede korruptsiooniga ja mina tallinlasena võin öelda, et see pole põrmugi parem. Pigem vastupidi, sest keskerakondlikud ametnikud, kuigi nad olid nagu korrumpeerunud, aga nad olid nagu juba harjunud, nad olid nagu ennast rasva söönud, nad ei olnud enam nii väga ahned.
aga kui tulid need uued, nad tundsid, et nendel on lühike aeg, võib-olla tõesti 1,5 aastat ja nii oligi. Ja nad püüdsid veel võtta viimast. Ja seetõttu toimus kisklemine linna võimuliidus ja sisulist linna juhtimist ei toimunud. Ja see on üks halvemaid asju, mis saab üldse olla. Tulen jah korraks tagasi selle konservatiivse pöörde juurde, millest on juttu olnud. Nagu Maik ütles varem, et see on pöördumatu, mina leian ka, et see on pöördumatu. Aga sellele eelneb äge võitlus, sest kui liberaalid siiamaani arvasid, et nad suudavad näiteks Isamaa-suguse erakonna teha endale koostööpartneriks, kuna nad on nagu koos võtnud ette selliseid asju, osa nagu on nagu sellised, mida sobib näidata, teised on valgust kartvad asjad, et siis, kui on koos ette võetud, et siis leitakse ühisosa ja küll Isamaa nagu kaitseb neid, eks ole. Aga samas, kui on selge, et liberassidel ei ole uue stsenaariumis kohta ja nad tahetakse lõplikult auti mängida, võib-olla 20 aastaks opositsiooni või kui kaua see tsükkel kestab, Andres Saukas ütleb äkki 30 aastat, siis nad hakkavad päevavalgele tooma selliseid asju, mis on konservatiividel nagu hingel, sellised räpasemad asjad. Ja siis läheb andmiseks. Ja võib öelda, et praegu see võimuvõitlus teatud mõttes on toimunud. Ja mida lähemale Riigikogu valimistele, seda rohkem see ägeneb. Ja praegu ongi küsimus, et mis on see kompromiss, on see hoovad näiteks, mis sunnib Isamaad siis Reformierakonna soove täitma. See peaks olema ikka midagi väga jälki, et Isamaa läheks uuesti Reformierakonnaga koalitsiooni pärast Riigikogu valimisi. Sõltumata sellest, kas need tulevad ennetähtaegsed või siis korralised 2027. aasta märtsi alguses. Nii et minu meelest selle aasta poliitilised mullistused Eestis näitavad sisemist ebakindlust, mis on seotud peatselt tuleva siis konservatiivse pöördega ja omakorda seostub siis järgmiste Riigikogu valimistega. Selline on minu seisukoht. Jah, aitäh, Tõnu. Siin jah, peab tunnistama, et need 1,5 aastat, mis siin Tallinnas see 4-kliit, hiljem 3-kliit oli, see jätnud tõesti stabiilset muljet ja selle tagajärgi me näeme täna, et kui siin praegu ütleme lund näiteks Eestis ei ole, ma ei tea, kas aastavahetusel on, siis ütleme, et kui seda lund peaks rohkem maha tulema, siis kommunaalteenustes on praegu inimesi alamehitatud, kuna siin endine abilinnapea Pärtel-Peeter Pere tegi ju korralikku puhastust ja vähendas drastiliselt kaadrit. Aga Tartu koha pealt jah, siin on tõsi, et selline oma põhimõtete hülgamine oli täiesti ennenägematu selles plaanis, et Kris Kärnerist loobumine tõi ju kaasa selle, et tegelikult nad loobusid ise linnapea kohast, nagu siin sai eespool esile toodud. Ja Tallinna suhtes teised on kritiseerinud, et Isamaa justkui lubas, et ta ei lähe Keskerakonnaga ühte, aga ometi tegi seda. Ent matemaatilise pragmaatilisuse alusel tundub praegu, et see valik Keskerakonnaga koostööd teha on ennast juba esialgu ära õigustanud, aga tuletage meelde, et suuresti sellised kokkumängud Reformi ja Isamaa vahel näiteks on ikkagi sellise liberaalse ühispartei rida, et seda me peame ikkagi meeles pidama. Aga nüüd lähme edasi ja oma mõtteid saab avaldada Andres. Nii jätkame seda teemat siis. Nii et kes on siis konservatiiv ja kes on siis liberaal? Ma olen alati rääkinud, vaadake, siin on parem käsi, siin on vasak käsi. Kui nad kokku paneme niimoodi, mis sellest tuleb? Vene keeles nimetatakse kuvalda, võid otse lüüa näkku külje peale vaenlasele, vasakule, lõua alla üles või pähe. Ehk hoidis mõõka kinni vanasti sellel ajal. Aga mis nüüd on? Näitan teile nüüd ära, näete, vasak käsi on siin selle peal. Vasak käsi on võimus, ta on teistpidi kinni. Nii et siin peidus on kusagil konservatiivid, mõned üksikud. Proovime nüüd selle käega lüüa vaenlast või vastast või ma arvan, et sõrmed ja kõik lagunevad, lähevad katki. See on lihtne näide praegu. Nii ja siin eespool oli ju jutuks see paragrahv 58, rääkisime seaduslikest varastest.
ütlemata jäi ühiskassa, mida seaduslikud vargad igal pool määravad kellegi kõvema mehe, kes julgeb üle mitme oblasti, ütleme siin kõrval Idamaal, korruptsioonid on olemas, on ka Ukrainas, on need ühiskassad on ju olemas. Ja võtame siin Isamaad, Emamaad, erakonnad, see nimi juba ütleb, et need kõik tahaksid sealt midagi võtta ja kui on midagi võtta, küll nad siis omavahel susserdavad, jukerdavad, mängivad kaarti, teevad perssi seal kuldset või muud või mängivad seda muud lugusid, kes kus millise päikesepaneeli tõi või rohepöördega. Praegult on ju need rahaaugud on nii lahti. Ja kui tänast seda Eesti eest vaatate, siis on päris hea artikkel sees, kus ameeriklanna esitas uued europaberrahade näidised, kui te vaatasite. Ja tema on muideks naisterahvas, kes on sõjaväe läbi käinud, ta teab valu, teab ka, mis on võlu. Nii et sellised pooled saan siin rääkida. Ütleme nii, et siin Eestis praegult ei ole konservatiivset erakonda olemas. Ma võin seda öelda, kuigi üteldakse niimoodi, on küsitud, et EKRE on. Siis minul esimene küsimus, miks ta muutis oma nime niimoodi pikemaks? Tähendab, tal on vaja kussada hääli. No minusuguselt alzheimerlaselt, mulle on ka niimoodi öeldud, et ma olen alzheimerlane, kõik ei ole. Ma selle vastu ei ole, see on ju looduslik valik ja looduslik seaduspärasus, aga loogika mul on olemas. Ja siis ma olen küsinud vastu, mina kasutan normaalset harilikku loogikat, aga teie kasutate poliitilist loogikat. No vot seal on, kes rohkem maksab, selle vastus on õigem. Ja vot siit tuleb, mis pärast siis ei ole. Sest seda ma ütlen, et vaatake, kui te tahate võtta nüüd konservatiivse või tugeva juhtkonna, selle mõtteriigis on mis? Konservatiivid on traditsioonid, on põhiline. Siis ta teab, et inimloomus on tegelikult egoistlik. Ta teab ka seda, see konservatiiv. Ja siis tema vajab ja ütleb, ta on vaja valitsust. See, kes neid egoiste koos hoiaks. No vot sealt tuleb konservatiiv ja siis, kui on see riik, siis see riigil peab olema, mis asi, turvatunne ühiskonnas. Riik peab andma turvatunde. Nii, aga mida praegu need liberaalid teevad, mida teevad? Ja ma natukene lähen ettepoole ka, mis pärast on küsitud, miks EKRE ei ole. Ma ei ole EKRE vastane, seal on inimesi küll, seal ma suhtlesin ka ühe energeetikuga, aga ma ei ole seda energeetikut ka tükk aega näinud, kas ta ka hakkas tänu minu selle mõistuse ja tarkuse soovi peale ka mõtlema, aga igatahes näha ei ole teda. Et ma soovin ära, ma olen nii palju peksa saanud selle pärast, et ära, aga siis ma põhjendan alati, et inimestel on sisse pantud alateadvus, mida tuleb lahti pakkida. See on inimese must kast teadvuseks ja jõuab üliteadvust. Meil on ümberringi kõik, terve see väli on olemas. Ja kui kollektiivne alateadvus on meid sundinud, ütleme, liberalistiks, kes nimetavad, et sõnavabadus on, nende sõna on ainult vaba. Aga minusugune üksik tuleb, siis see ei ole enam sõnavaba, see on juba see läheb selle, mis ta ongi, see vihakõne seaduse alla ja sellise alla. No vot, see on nüüd liberaalistide puhul. Ja miks nüüd ei ole see ära? Ma ütlen teil lihtsalt, seal on 3 perekonda EKRE-s. Ja Mesilas, võtame nüüd Mesilast aru. Mitu ema Mesilast on ühest arus? Mitu peret õigemini? Üks pere. Jah, üks pere. Ja kevadel, kui tuleb teine pere, seal see semmimine ja see munemine ja haudumine toimub, tekib teine pere. Ja see läheb välja. Ma olen ise mesinikuga koos olnud ja tahtis minust ka mesinikku teha, aga sellist pikkameelsust mul ei olnud, pani mulle susakad ära küll, et kui on juba 12-13 sutsakat saanud, siis oled immuunne ja ta pani mulle kohe 4 tükki selga, siis mul nägu oli nii paistis, et ma ei näinud autoga sõitagi, aga ta ütles, see läheb hommikuks mööda.
ma ütlen, ma ei julge tööle minna, et sain peksa kusagilt. No vot sellised eluasjad ka tasub teada, et mis ei tapa, teeb tugevamaks. Ja siis tema ju seletas ilusti ära, üks mesilane ja vot kui see pere lendab välja, ta hommikul ei magasi, ei pea, valvab, millal nad sumisema hakkavad, välja läheb ja siis see pere lendab välja, siis ta tormab järgi ja pritsib nad märjaks, et see pere jääks puuvarju rippuma ja siis proovib selle kinni püüda ja viib tühja tarusse juba ette ja ongi pere paigas. Aga mingil juhul ei ole seal üle ühe pere ei ole tarus, see on tähendab riigivalitseja kuninganna. Eks siin tuleb e-valimistest ka juttu, aga et ma nagu Alzheimerlaseks ütlesin, e-valimiste käes, kuidas saaks ära jätta või mis nendega teha, saabki praegult ära, kui see kohtu case ütleb, et need on ebaseaduslikud, siis tühistada kõik, ühesõnaga, kes e-valimisel läheb, neid numbrid üldse mitte kasutusele võtta, et e-aparaadis tulid seal 3 miljonit või 4 miljonit häält, kuigi meid on 1 miljon on ainult, et need üldse ei lähe arvesse. See on lihtne. Ja ülejäänud ütleme kõik, kui nad omavahel suudavad tegeleda ja omavahel teevad neid organisatsioone või omavalitsuse kovisid. Me tegime saate ka ju, oli Uued uudised ju, tarkade mõtete kast ju, üle 8,5 saatsime küsimused laiali 8,500 isiklikult aadressil ja tuli ka vastused. Ja seal olid vastused, olid ära, 2 oli ainult või 3 oli vastus, et need valimisloosungid on vale väljendus. Aga muidu ütles, need on reklaamiplakatid ja need on niisugused reklaamkuulutused ja näete, me elame ju tegelikult siis juba, kelle süsteemis elame, ütleme, seaduslike varaste võimu all, kellele me midagi vastu ei saa teha, kuidas nad ennast nimetavad seal üleval, ongi korras. Nii et minu poolt kõik. Jah, aitäh, Andres. Siin peab selle lõpuosaga küll nõustuma, et nõndanimetatud seaduslikud vargad ja selle koha pealt peab paraku tõdema, et kuni rahvas ei ole veel valmis kollektiivselt muutusteks, senikaua nemad saavad talitada meie rahadega ükskõik, kuidas neil endal pähe tuleb, kaasa arvatud see Ukrainasse saatmine, see raha. Aga siin oli veel jutuks EKRE teema ja siinkohal enne kui sellest veel puudutab, natukene on seotud selle konservatiivsusega, et käe niimoodi on kokku, et teadupärast vasaku selle siis sellise nukiga sa ei löö ikka korralikult, et paremaga nagu tuleb tugevam, et vasakuga niimoodi siis liberaalsus, eks ju, et siis see jääb selgelt nõrgaks. Aga EKRE-st rääkides siin kohalike valimiste taustal eriti, Tallinnas näiteks ei saadud üldse volikokku, et osalt oli siin põhjus e-valimiste temaatiks, e-valimiste hääli nagu neile ei tulnud. Aga teine põhjus, millest nemad ise väga ei soovi rääkida, aga on tunnistatud, on just see kaadri minema viskamine, mis toimus eelmise aasta juunis ja see on jätnud jälje ja tänu sellele osad läksid ju Keskerakonda, osad Isamaasse ja osad läksid Reformierakonda ja lõviosa nendest läks ju Erki, aga Erkil ei õnnestunud kusagil ennast kinnistada, nii et praegu on kaalumisel, kas nad lähevad Keskerakonna rüppe või mis seal üldse edasi saab, et igatahes asjad on jah, neil kõige keerulisemad. Ja siinkohal siis arvan, et lähme edasi, et Maik. Jah, et suurem osa asjad ütles Andres ära juba kahjuks, mida mina plaanisin ütelda. Ma pean siis vähe lühema selle tegema. Täpselt nagu Andres ütles, et minu silmis, kui vaadata Ameerika konservatiive, vaadata Ameerika vabariiklikku parteid, siis Eestis traditsioonilisi konservatiive üldse ei olegi. Ja vähemalt mina ei näe, kes oleks nagu päriselt ka konservatiive ajaks seda konservatiivset joont ja teeks seda, mis on nagu konservatiividele ette nähtud, et nende suhtlemises, kommunikatsioonis, nende käitumises, nende tegudes on, mina näen rohkem isegi liberaalset osa, eriti seda tühistamist, kõike seda teiste materdamist, ja
ma ei näe selle nagu mingisugust konservatiivsust. Ainuke, mida ma näen tulevikku, on siis Keskerakond. Ja just kui vaadata Jaak Madissoni, kes sinna läks ja kuidas seal need toimuvad pöörded ja väga selgelt on näha seda, et nii Kõlvartit kui Madissoni siis liberaalidel pole õnnestunud nagu osta üle. Et ma soovitan samamoodi näiteks selle sama Erkile, perele, teistele parteidele. Üksinda pisikesena te ei jõua mitte kuskile. Te ei saa oma ideid teostada, olles nii pisikesed, te ei saa isegi mitte Riigikokku ja kui saate, siis on see väga raske teil. Ühinege siis Keskerakonnaga ja see on ainuke lootus, et sealt läheb midagi paremaks. No kui võtame Isamaa, siis ma olen sellest ennem rääkinud. Isamaa koha pealt tuleb otseselt vaadata seda, kes on siis Isamaa loojad selles mõttes, et Res Publica oli ju loodud puhtalt selle jaoks jällegi, et säiliks siis peredünastia Kallaste võim. Ja sealt edasi, kui küsida, kui Isamaa on kogu aeg olnud kuskil seal valitsuses väike liitlane, aga mitte midagi pole suutnud ära teha, ütleme konservatiivsed, siis selge on see, et see ei ole konservatiivne erakond. EKRE-st ma ei hakka rääkimagi, EKRE on niisugune diktaatorlik, kes mängivad konservatiive. Seal on muidugi ka päris tõsiseid inimesi, kes mõtlevad päris konservatiivselt, keda ma ka tunnen ja kes on ausad, aga suurem osa on sellised, ütleme, lödipüksid, kes võib-olla teevad suuri sõnu, aga reaalsuses ei suuda mitte midagi ära teha. Vaatame EKRE-t viimast 10 aastat, mida on nad korda saatnud. Mul ei tule küll midagi suurt meelde. Mulle tuleb ainult meelde see, et siis, kui nad olid võimul koos Keskerakonnaga, oli veel e-valimised ja siis oli e-valimised ainult määrusega tehtud. Nii et seda määrust oleks saanud isegi siseminister ära tühistada. Ja kes oli siis siseminister? Mart Helme. Nii et kas tõesti seda ühte allkirja kogu selle 1,5 aasta jooksul ei saanud teha, et alla kirjutada, et see asi ära lõpetada? See on jällegi see, et see on ühe inimese 2 perset selles mõttes, et ei ole siin liberaale ega konservatiivne, on suur teater, kus mängitakse siis osasid, et näed, et mina olen nüüd konservatiiv, mis siis, et õhtul ma lähen teiste naistega välja ja petan oma naist. Või siis ajan 1,5 aastat ajan niisugust juttu, näiteks siin üks kõrge EKRE liitlane ajas 1,5 aastat juttu, et Maik Kalamus valetab, kõik tõendid on olemas, kohe anname raamatu välja, ärge uskuge, ärge andke MTÜ-le Konservatiivne Eesti mingit raha, andke parem meie organisatsioonile raha, et meie teeme hoopis paremini, kuigi samamoodi ei ole nad suutnud ju 10 aasta jooksul mitte midagi korda saata reaalselt, millest oleks olnud reaalselt kasu. Sellest ei ole kasu, kui sa lähed Riigikogu pulti ja teed kõvasid sõnu. Sellest ei ole kasu, on vaja tegusid. Ja see tegusid ei ole olnud. On olnud mingisugused mõttetud miitingud, kus lauldakse mõned laulud ja siis peetakse kõned ja minnakse selle laiali, et näed, jälle punktkirja, selle midagi oleme teinud. Nii et arvan, et Eestis on täielik tühi koht ja kui Keskerakond asja õieti mängib ja saab ka siis sõprussidemed, ütleme, vabariikliste parteiga ja teiste konservatiividega Euroopas, siis ma usun, et selle asjal on tulevikku. Ma olen edasi. Jah, aitäh, Maik, aga annaks vahepeal siin oli Tõnul sõnavõtusoov, palun. Mulle jäi kõrva see, mida Maik rääkis väikestest erakondadest. Olen ise olnud elu jooksul 2 väikses erakonnas, nimelt Iseseisvusparteis ja Vabadusparteis Põllumeeste Kogus. Ja seepärast võin selle kogemuse põhjalt öelda järgmist. Väikestel erakondadel on lootust ainult siis, kui nad käituvad teise tegutsemismudeli järgi, tähendab, kui võimalikult suur osa nende liikmetest on võimalikult aktiivne. Aga muidu on niimoodi nagu suurte erakondade puhul, et mingi osa on aktiivne, suurem osa on passiivne, kes tuleb erakonda lihtsalt selleks, et oma
kohaloluga või oma kehaga toetada seda erakonda või aadet. Ta ei tahagi nagu midagi sealt teha, ta arvab, sellest piisab. Hea on, kui ta maksab liikmemaksu, aga kogemus näitab, et suurem osa Eesti erakondade liikmetest ei maksa liikmemaksu, aga neid hoitakse sellepärast, et siis on hea näidata, et vaadake, meil on nii palju liikmeid. Ja näiteks, kui selline väike erakond, ta tahab midagi teha, siis ta peab aktiveeruma. Ta ei saa töötada sama mudeli järgi nagu suur erakond, kes pealegi saab ju riigilt raha vastavalt oma valimistulemustele. Nii et kui rääkida eraldi natukene rahvuslastest ja konservatiividest, ühest küljest on halb, et nende juhiks on täiesti hall kuju. Kui ma õigesti mäletan, nende juhiks peaks praegu olema Silver Kuusik, kes minu hinnangul, minu kui Eesti rahvuslaste sidemehe hinnangul on täiesti hall kuju. Teda ei teata enamasti. Aga teisest küljest on hea, sellepärast et sellise halli kuju juhitavat erakonda ei võeta tõsiselt ja see erakond saab ennast rahulikult üles ehitada. Kui sinna etteotsa oleks pandud mingi tõeline säde inimene, no ütleme nagu Jaak Madissoni tüüpi, niisugune pikka kasvu muljet avaldava välimusega, hea kõnemees, eks ole, oskab mitut keelt. Vaata, siis oleks hakanud nagu meie võimuritel kohe nagu ohulambikene põlema, aga senikaua, kui on hall kuju eesotsas, tema selja taga saab üles ehitada korralikult toimiva erakonna. Kui seda ei ole tehtud, järelikult ei ole kas tahetud või ei ole suudetud. Ja minul on kõrva jäänud ka see, et üsnagi arvestatav osa nende võtmekujudest on Ukraina fännid. Ja kui inimesed on Ukraina fännid ka aastal 2026, see näitab, et nad kohe üldse ei tunne geopoliitikat, nad kohe üldse ei tunne diplomaatia ajalugu. Ja nad ei tea ka, kuidas eriteenistuste abiga saavutavad riigid oma tahtmisi. Ja kui nad on niivõrd naiivsed, selliseid inimesi me ei saa usaldada. Ütleme jah, et nende patunimekiri on kas olematu või vähemalt palju lühem, kui on korrumpeerunud poliitikute oma. Aga kui sellised asjatundmatud poliitikud valida võtmekohale, siis väga varsti nad on samasugused kui need samad poliitikud, keda nad seni ise on kritiseerinud. Nüüd on küsimus, et kas meil on mõtet nagu lasta ennast petta jälle mingi 10 või 15 aastat või ütleme kõige paremal juhul 4 aastat nagu projektiparteide puhul, et veenduda, et jah, et need inimesed ei vea välja ikkagi. Nii et ma leian, et see Maiki soovitus on õige, kui näiteks rahvuslased konservatiivid astuks Keskerakonda, ütleme, erakond ühineks Keskerakonna või siis teised väiksed erakonnad, siis sealt elu sõeluks ise välja need, kes on tõelised juhid. Ja tiksujad võivadki jääda tiksuma, kes tahab, maksab liikmemaksu, kes tahab, ei maksa, nendest ei olene midagi. Aga jah, väikse erakonna puhul on niimoodi, et nagu 300 spartalast antiikajal, et iga võitleja on arvel ja kui sa tahad edu saavutada, iga võitleja peab olema oskuslik, tugev, asjatundlik, siis on lootust. Nii palju tahtsingi öelda. Aitäh, Mihkel. Aitäh, Tõnu. Aitäh, et tekkis omavaheline diskussioon. Ja enne kui ma annan sõna edasi, siis tuli meelde seoses selle e-valimistega, et e-valimiste ausus ei maksagi eeldada, et seal midagi ausat üldse oleks. Aga pabervalimiste puhul tuletage meelde, et meil on ka eelvalimised ja kui olid viimased Riigikogu valimised, siis tekkis olukord, kus üks inimene sai 2 korda hääletada ja siin on muidki selliseid kahtlasi noote ja sellest tulenevalt rõhun sellele, et õige valimispäev, kui siis üldse sellest rääkida, on pühapäev ja seda ilma elektroonilise hääletuseta. Et see on nagu see punkt ja väikeste parteide osas, kes mäletab, see oli vist 2010-ndatel enne 2015. aasta Riigikogu valimisi, kus lasti erakonna liikmete see alampiir alla ja tänu sellele saidki näiteks Vabaerakond Riigikokku, aga jäid püsivalt opositsiooni ja siis 8 aastat hiljem ju oli Eesti 200, see väike partei, 2019 polnud seal nendest kedagi. Et see asi jah, lõhnab selle järgi, et projektiparteidele antakse mingisugune võimalus ja nüüd muidugi Eesti 200 sai valitsusse, aga see valitsuse aeg, mis siin on olnud nüüd ligi 3 aastat, on kõike muud kui positiivne sõna otseses mõttes ja see seotub ka selle Eesti-Rootsi vahelise vanglalepinguga, mida siin lähiajal Riigikogu ratifitseerib. Aga nüüd siis selle kohaliku poliitika seonduva teemaga lõpetab Maarja. Aitäh sulle, Mihkel.
noh, mina näen seda, et konservatiivse pöörde tagajärjel madinaks läheb ja siin kindlasti on EKRE üks madistaja, Keskerakond, aga Isamaa, kuigi ta on nagu nii-öelda visatud praegu nii-öelda püünele ja noh, meedia näitab teda kui favoriiti, siis tegelikult määravaks saab diplomaatilised suhted Venemaaga. Ehk siis me teame, Reinsalu on Venemaa pool pättide listil lisatud, nagu Kaja Kallaski, ja meil on terve hunnik Eesti poliitikuid, kes ei ole nii-öelda soositud Venemaa poolt, aga meil on vaja hiljem Venemaaga diplomaatia taastada ja Venemaa poolt nii tuumasaadikud on öelnud kui Lavrov isiklikult, et praeguste Eesti võimuritega diplomaatia on välistatud, ei ole võimalik. Ja nüüd ongi see, et kui Isamaa on välistatud, siis on Keskerakond, aga ma saan Jaak Madissoniga hästi läbi ja tore poiss ja kõik, aga need noodid, mida ta on selle Ukraina sõja jooksul Venemaa suunas avalikult välja loopinud siis oma seal Euroopa Liidu parlamendis oma kõnedes, siis ütleme niimoodi, et Keskerakonna jaoks läheb ka see seis väga keeruliseks. Ja siis jääb EKRE. EKRE jääb järgi. Ütleme nii, et EKRE ja Helmed on samamoodi tulistanud Venemaa pihta. Aga võimalik, et nad suudavad selle kuidagi ära mätsida või nii. Aga jah, ütleme nii, et kui EKRE hakkab tunnetama seda, et nüüd on see hetk, kus neil on võimalus see võim haarata, siis läheb kõvaks madinaks, sest siis hakkab see Lenini revolutsiooniteooria pihta. Liberaalid on teinud seda 30 aasta jooksul ja vaikselt kõik kaaperdanud meil võimustruktuurid ja ajakirjanduse ja meedia, aga EKRE ja meie praegused konservatiivid peavad selle kiirelt ja lühikese ajaga ära tegema. Ehk siis siin võib näha huvitavaid stsenaariumeid, mis võivad välja näha, nagu oleks jõudnud kuhugi teise maailmasõja eelsesse aega või niimoodi, et vähemalt mina näen seda niimoodi. Ajalool meeldib ennast korrata. Ja siin oli jutuks, et Eestis ei olegi nagu niisuguseid tõeliseid konservatiivseid parteisi, täiesti nõustun ja see on põhjusega on see nii, sest Eestis ei ole välja arenenud seda tõelist niisugust poliitilist kultuuri, nagu Ameerika Ühendriikides ja vanemates riikides, kus on see poliitika on suutnud areneda nii-öelda konservatiivse poliitilisele tasemele, aga meil on kõik alles ju nii lapsekingades, et siin Nõukogude Liidu aeg oli vahel, siis kõik hakkasid kommunistideks, kõik, kes vähegi tahtsid poliitikud olla. Ja nüüd see on kandunud üle siis meil praegusesse vabariiki ja kuna Brüssel on neomarksistide üritus, siis neil on väga hea ja turvaline seda euro SSSR-i ajada siin, aga see lõpeb ära ja mina näen, et Euroopa Liit laguneb tänu konservatiivsele pöördele. Aitäh. Jah, aitäh sulle, Maarjo, selle kommentaari eest ja siin jäi paar punkti kõlama. Kõigepealt kohe jõuame järgmise teema juurde, kus räägime ka digitaalse identiteediga seotud protestimeelsust mujal maailmas. Eestis aga pole seda üldse olemaski, ainult mõned üksikindiviidid räägivad sellest.
Ja millele ma tahan rõhuda, kui näiteks 2027 tulekski mingisugused Riigikogu valimised, siis konservatiivse pöörde korral tuleksid võimule Isamaa ja EKRE, juhul kui e-valimisi selleks ajaks ei ole enam. Aga kui me arvestame sellega, et Reformierakond oma praeguse võimu staatuse juures võib 2026 sõlmida püsivaid kokkuleppeid digitaalse identiteedi küsimuses, siis me peame arvestama sellega, et tõenäoliselt seda rahvusvahelist Euroopa Liidu lepingut konservatiivne valitsus tagasi ei pööra, sest et USA-s juba on digitaalne identiteet ennast kanda kinnitamas, nagu Austraalias, kus tahetakse ju muuseas ka siduda üürituru küsimusega, ehk siis saad üürida siis, kui sa oled digitaalse identiteediga otseselt seotud. Et see on ülemaailmne tendents, mille osas järgmine aasta peaksid inimesed olema üsnagi valvsad. Ja mis siin veel puudutab osundust selle kohta, et siin oli juttu nii Urmas Reinsalust, Kaja Kallasest, need on veendunud Vene-vastased. Jah, nende tegevus jätab neile endale suure pleki sõna otseses mõttes külge ja peame tunnistama, et enamus parteides on inimesi, kes reaalselt maailmapilti ei adu, aga igas parteis on ka mõni selline üksik, ütleme, eraldi mõtleja, aga enamikes peavooluparteides nad lihtsalt ei julge oma arvamusega esineda seas, et näete, mis juhtus Diana Trumpiga, kui ta oli Bessedini saates. Ta visati erakonnast kiirelt välja, nii et see on omaette huvitav tendents.